nii. Ciao. Me käisime just seal söömas. Siin oli mingi... All-you-can-eat-buffet. Täitsa okei hinnaga oli mingi 450 pahvi. See on natuke üle 10 euro, eks ju. Et Eestis, all-you-can-eat'id on Eestis kindlasti kallimad, aga selles suhtes täiesti okei. Me oleme praegu Aonangi peatänaval, see läheb niimoodi L-kujuliselt. Aga siin on nagu kõige rohkem mingeid söögikohti ja ärisid ja Starbucks ja McDonald's on ka siin. Näitan neid ka korra. Ja siin on palju igasugustesse hotellidesse sisseviskajaid ja samuti tädisid, kes kutsuvad massaažile. Meie enda hotell asub seal eespool. Praegu me tuleme sisemaa poolt ranna poole. Siis ma tahtsin seda mainida, et siin on minu arust hästi palju eestlasi. Kõikidest reisidest, kus ma käinud olen ma siin kõige rohkem eesti keelt kuulnud tänava peal. Iga nurga peal. Iga nurga peal vast. Esimene päev me kohe jooksime ühtedele otsa, teine päev jooksime ühtedele otsa. Kui me eile käisime linna peal ringi. Eile oli neid suurem grupp veel. Ja kuskil sealpool ääres oli neid, ma ei tea, mingi 5-6 tükki, et nad imestasid ka, et mis kogunemine siin on. Ja pärast, kui me tagasi tulime, me kohtusime siinpool tänava peal ühte ja täna ka minu arust Kerli kuulis ühte. Kusjuures naljakas on see, et meie enda lennu peal mulle tundus, et oli ainult nagu üks või järgmisel juhul paar sellist paarikest, kes olid tulid koos meiega ja ma ei tea, kas nad tulid Aonangi või nad läksid kuhugi mujale. Seda me ei tea ju. Minu meelest nad meie bussi peal ei olnud. Kui nad võtsid väga hästi mujale minna või olla mingi ise organiseerinud, et võtsid ainult Finneri piletid ja... Nii, aga mis edasi? Praegu otsime Kerlile kokteili. Mojito. See maksab ainult 100 bahti, mis on nagu mingi 2,5 eurot, mis on väga hästi tehtud mojito jaoks nagu hästi odav hind. Hästi maitsev on ka, kasutavad päris pruuni suhkrut ja piparminti on nagu hästi palju. Turistikraami oleme ka ostnud, aga hästi vähe. Kõik igasugune selline tüüpiline nänn, mida me oleme näinud igal pool üle maailma põhimõtteliselt. See on nagu mingi suur vabrik, mis toodab kuskil Bangladeshis mingeid ühetaoliseid turistinänni asju, sest neid shipitakse üle terve maailma laiali. See on pettumust tekitav, et lähed kuhugi, loodad näha midagi uut, aga see on kõik olemas. Kaasajale minule kõige suurem pettumus see, et Tartus on see pood Universum ja siis seal müüakse neid täpselt samu asju, mida sa siit poodidest leiad. Aga okei, me vist jalutame edasi.